Tehisintellekti kasutamiseks on järjest suurem emotsionaalne ja ratsionaalne surve. Samas konkreetse tehisintellekti sisulise tähenduse üle aruteluks jääb kiirete arengute taustal väga vähe aega. ITL võttis oma ülesandeks uurida, millist praktilist mõju lisaks koheselt nähtavale funktsionaalsele muutusele tehisintellekti kasutusele võtmine on ettevõtete turvalisusele omanud ja milliseid kasulikke mõtteid saaks nende praktika pealt teistele ettevõtetele jagada. Motitsek on juhtimistarkvara, mis tugineb töötajate tööelu igapäevasel kaardistamisel ja sellega me kaasame töötajaid oma tööelus kaasa mõtlema, kaasa rääkima ja anname ka juhtidele nõu, mida muuta, et see töökoht oleks töötajale meelepärasem. Miks ma soovitaks teile ka seda teha, sest esiteks on see, et Eestis on kogu küberturbe ja AI-turbe kompetents meil omal võtta ja miks mitte seda kasutada. AI on uus tehnoloogia, me kõik seda uudistame, kas me ka kõik oleme teadvustanud, mis riske see meiega kaasa toob, millist infot me kas või tavalistele vestlusbotidele söödame, kuhu see info jõuab, kes seda edaspidi kasutab. Sellised küsimused on hea läbi mõelda ja hea on, kui keegi kõrvalt neid küsimusi küsib niimoodi, et oleks ikkagi natukene ebamugav, et peab põhjalikult mõtlema ja siis siduma selle küsimusega oma pakutava teenusega, oma organisatsiooniga, sest iga preventsioon on odavam kui pärast ravi. Just väiksematel ettevõtetel on tihti vaja ehitada tehisintellekti põhiseid süsteeme, sellepärast et need on tänapäeval moes ning annavad meile selle efektiivsuse, mida majandusel tulevikus vaja on. Ka väikse meeskonnaga on võimalik turvaliselt teha tehisintellekti. Selleks on olemas täiesti sobilik juhend ja metoodika, mille RIA ja Kybernetica on välja töötanud. Selle hea külg on see, et see katab ära nii infoturbe, õiguse kui ka tehisintellekti süsteemidega kaasa tulevad uued riskid. Exio poolt hindasime ettevõtte Motitsek taristu turvariske. Kuna tegemist on pilvepõhise taristuga, siis valisime hindamise aluseks pilveturbe raamistiku, milleks on Cloud Security Alliance. Ja sellest raamistikust valisime erinevatest valdkondadest, üle erinevate valdkondade hulga kontrollmeetmeid. Samas on siiski päris mitmeid erinevaid kontrollmeetmeid, mis ei ole kas üldse rakendatud või osaliselt rakendatud ja millega seoses tuleb veel tööd teha, et olla vastavuses üldtuntud raamistikule või parimatele praktikatele. Ettevõtte või asutuse juhi peamine mure on äririskide hoidmine endale sobival tasemel. Tehisintellekti kaasamine oma tööprotsessidesse lisab mõned riskid, maandades samas teisi. Seega, kui olete tehisaru kaasanud või kaasamas enda ärisse, siis pange loodatavate võitude kõrvale kirja ka see, mida võite seeläbi kaotada. Nii olete võimalikeks tulevikustsenaariumiteks paremini valmis. Tuleb arvestada, et kuna suur keelemudel on väga võimekas töövahend, võib ta anda ootamatuid vastuseid küsimustele, mida võib-olla ei ole süsteemi looja ette näinud. Inimene peab ise arvestama ja mõtlema, kas see vastus on see, mida ta tegelikult lõpuks otsusena vastu tahab võtta. See kriitiline osa on inimese vastutusel ja seetõttu on tehisintellekti süsteem ainult otsuse tugi ja mitte otsuse tegija.